Mõnikord tundub, et Ukraina sõda ei lõpegi kunagi. Surma soomülgas on kõik, mida Putin on suutnud luua. Vahel tundub, et Ukrainal ega Venemaal ei paista tunneli lõpus mingit valgust. Aga Ukraina president Volodymyr Zelenski arvab teisiti. Ta ütleb, et lõpp on silmapiiril ja see võib tulla varem kui arvate. Eesmärk on 2026. aasta talv. Kas see kõlab ambitsioonikalt? Nii peabki olema. Aga Zelenski pole seda eesmärki lihtsalt suvaliselt ja ilma põhjenduseta seadnud. Ukraina raskes olukorras oleval mehel on plaan, mille lõppeesmärk on Putini jaoks võimalikult alandav kaotus. Sundida Venemaa juhti läbirääkimistele, et lõpetada sõda, muutes ta meeleheitlikuks. 3. augustil pidas Zelenski kõne Ukraina erinevate välisdiplomaatiliste esinduste juhtide kohtumisel osalejatele. Ukraina president oleks võinud seda sündmust kasutada üldsõnaliste fraaside esitamiseks, et kiita neid inimesi nende raske töö eest. Ja kuigi see kiitus tuli, nägi Zelenski võimalust tugineda sellele, mida Ukraina on 2026. aastal seni saavutanud. Tema ette kogunenud inimeste abiga, ütles Zelenski, võiks Ukraina lõpetada sõja Venemaaga selle aasta lõpuks, võib-olla isegi varem. Me pingutame väga, et see juhtuks enne talve, sügisel, kuulutas Zelenski rahvale. Kuigi ta tasakaalustas seda avaldust hoiatusega, et me mõistame, kellega meil on tegemist ja et Putin loodab seda sõda jätkuvalt venitada. Ukraina peab nüüd kustutama Putini lootuse, tegema Venemaa juhile võimatuks sõja õigustamise, olgu see siis oma rahva või kogu maailma ees, kuna see maksab Venemaale nii palju. Ukraina peab jätma Putinile ainult ühe valiku. Kuulutada välja rahu ja seista silmitsi oma enda läbikukkumise häbiga, või muidu saadab Ukraina kogu Venemaa kuristikku, kust väljaronimine võtab aastakümneid. 2026. aasta talve eesmärk võib tunduda ambitsioonikas, peaaegu ebarealistlik. See annab Ukrainale umbes 5 kuud, et lõpetada sõda, mis on kestnud 4,5 aastat. Aga Zelenskil on plaan. 3 osast koosnev strateegia, millest igal on oma eesmärk. Need eesmärgid ühinevad üheks, et tekitada Putinis sellist valu, mida ta peab tundma, et lõpuks rahu välja kuulutada, ütles Zelenski Ukraina saadikutele. Zelenski on loonud võrrandi. Diplomaatia pluss sanktsioonid pluss pika ja keskmaa rünnakud võrdub Ukraina sõja lõpuga. Iga neist harudest on sama oluline kui teised ja me alustame sellega, mis võib-olla on selle kolmikust kõige ootamatum. Diplomaatia. Zelenski ei poolda seda, et Ukraina diplomaadid avaksid Venemaaga uusi suhtluskanaleid. Ukraina on seda proovinud, see ei töötanud, isegi siis, kui USA oli vahendajaks. Selle asemel on Ukraina diplomaatide roll Zelenski plaanis anda võimalikult palju tuge sellele, mida Zelenski nimetab väliseks suunaks suhetes Ukraina valitsuse partneritega. Mida Zelenski soovib näha, on rohkemate lepingute sõlmimine, rohkemate relvade jõudmine Ukrainasse ja lääne diplomaatia laine, mis aitab Ukrainal Venemaa ohule vastu seista, isegi rohkem, kui oleme juba 2026 aastal näinud. Talveabipaketi kindlustamine on selle Zelenski plaani haru jaoks prioriteet number 1. See ei ole lihtsalt loosung, kinnitab Zelenski, vaid reaalsus. Ukraina peaministril peab olema selge nimekiri sellest, mida Ukraina selleks talveks vajab ja kes täpselt välispoliitilisel suunal peab tooma iga konkreetse tulemuse, tarnima varustuse või tegema Ukraina jaoks olulise ja kahtlemata kiireloomulise otsuse. See tähendab selget nimekirja rahalistest vajadustest, selget nimekirja varustusest, konkreetsetest ressurssidest, meie kogukondade konkreetsetest vajadustest ja poliitilistest kokkulepetest, mis on vajalikud kõige selle tagamiseks, ütles Zelenski osalejatele. Teisisõnu, diplomaatia algab tipust. Ukrainal on vaja teada, mida ta tahab, enne kui ta saab sõlmida selliseid kokkuleppeid, mis tema arvates avaldavad Putinile vajalikku survet. Rohkem Patriot-rakettide hankimine Ukraina õhutõrje jaoks, koos muu õhutõrjevarustusega, on ilmselge prioriteet. See takistab Venemaal kasutada oma ballistiliste rakettide ülekaalu, mis on võimaldanud tal viimastel päevadel Kiievit korduvalt rünnata. Üks neist rünnakutest tapis Reutersi andmetel 10 inimest. Kuid lisaks sellele peavad Ukraina diplomaadid tuvastama Ukraina ees seisvad väljakutsed nii piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil ning välja selgitama, kes on parimas positsioonis, et aidata. Seejärel peavad need diplomaadid tegema seda, mida nad kõige paremini oskavad – sõlmima kokkuleppeid. Zelenski mainis mitmeid riike, sealhulgas Slovakiat, Rumeeniat, Ungarit, Moldovat ja Poolat, kui naabreid, kellega Ukraina peab olemasolevaid suhteid edasi arendama. Ja veel üks asi. Diplomaadid peavad aitama Ukrainal droone saada. Nad saavad seda teha, sõlmides rohkem droonilepinguid. Droonilepingute kaudu saab Ukraina pikaajalist iga-aastast rahastust nii riigile kui ka Ukraina kaitsetööstuse tootjatele, pakkudes kaitsetööstusele stabiilset rahalist alust. Meie partnerid saavad omakorda kaasaegsed kaitsevõimekused, teatas Zelenski. See on valdkond, kus Ukraina diplomaadid on juba silma paistnud. Tänu nende senistele pingutustele on Ukraina suutnud sõlmida 9 droonilepingut oma liitlastega ning veel 15 on erinevates valmimisjärgus,
nagu teatas United24 Media 3. augustil. Igaüks neist lepingutest aitab Ukrainat sellistes küsimustes nagu rahastamine, tootmine ja uute droonide arendamine, mida saab kasutada Venemaa vastu. Diplomaatia on ka põhjus, miks Ukraina suutis saada Euroopa Liidult $103 miljardi suuruse laenu. Umbes $4 miljardit sellest vabastati juuli lõpus droonide ja Gripeni hävitajate ostmiseks. Saatkonna töö kvaliteeti tuleb mõõta selle järgi, kui palju relvi Ukraina saab, kui palju Ukrainat toetavat rahastust ja nende poliitiliste otsuste ning konkreetsete sammude järgi, mis avaldavad vaenlasele survet. See on selge keskne raamistik, ütles Zelenski. Ukraina presidendi jaoks on diplomaatia võtmetähtsusega. Mida parem Ukraina selles on, seda rohkem relvi Ukraina saab ja seda rohkem kokkuleppeid Ukraina sõlmib. Mõlemad annavad löögi Putinile ja mitte ainult selles mõttes, et Ukraina suurendab oma võimet Venemaad kahjustada. Asi pole ainult selles. Zelenski plaani, mille eesmärk on sõda 2026. aasta talveks lõpetada, esimese haru lõppeesmärk on näidata Putinile, et tema katsed Ukrainat ja selle liitlasi lõhestada on läbi kukkunud. Putin on püüdnud Ukraina lääneliitlasi hirmutamisega lõhestada. Seda näeme kõige selgemalt hübriidsõjas, millest on saanud Venemaa peamine tegevus kogu Euroopas. Sõjalised ähvardused, küberrünnakud, sissetungid NATO õhuruumi ja palju muud on Putin kasutanud hirmutamiseks. Ta usub, et hirm on see, mis peatab toetuse voolu Ukrainasse. Diplomaatia ja Ukraina sõlmitavate kokkulepete kaudu Ukraina näitab Putinile, et tema pingutused on läbi kukkunud. Kui üldse, siis saavutavad need vastupidise tulemuse, ühendades Ukraina liitlased Venemaa vastu. See läbikukkumine avaldab Putinile survet. Ja just seetõttu on diplomaatia Zelenski plaani esimene osa. On veel 2 osa ja kohe uurime, mis need on ja miks need olulised on. Aga enne seda tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui saate meie videost uusi teadmisi, siis meil on veel palju varuks. Vajutage telli ja lülitage teavitused sisse, et ei jääks ilma ühestki meie Ukraina sõja analüüsist. Liigume teise suuna juurde, sanktsioonid. See suund on väga tihedalt seotud Zelenski plaani diplomaatilise aspektiga. Ta tegi selle oma kõnes väga selgeks, kui ütles. On oluline, et kõik jääksid täielikult keskendunuks ja saavutaksid Venemaa vastaste sanktsioonidega rohkem tulemusi. Kõik näevad eriti hästi Venemaa poolt lähtuvat ballistiliste rakettide ohtu, mida oleme täna juba korduvalt maininud. Oht kasvab. Samal ajal ei kehti Venemaa ballistilisi rakette tootvate ettevõtete suhtes endiselt ranged ülemaailmsed sanktsioonid. Ukraina diplomaadid peavad tegema koostööd riigi liitlastega, et julgustada sanktsioonide kehtestamist Venemaa ettevõtetele, kes on seotud ballistiliste rakettide tootmisega. Zelenski sõnul on neid 17 võtmeettevõtet. Isegi need, kellele on sanktsioonid kehtestatud, võivad kasutada lünki ja auke, et hoida Venemaa sõjamasinad töös. Nende lünkade sulgemine on hädavajalik koos uute sanktsioonide kehtestamisega. Selleks peab Ukraina tagama tihedama koostöö oma partneritega, suheldes nendega isegi iga päev. See plaani osa võib Ukraina poolt tunduda veidi ahne. Lõppude lõpuks on Venemaa juba tuhandete sanktsioonide all, millest enamik on kehtestatud Ukraina liitlaste poolt. Castellumi andmetel on Ukraina ja tema liitlased kokku kehtestanud Venemaa vastu 26 655 sanktsiooni, millest 23 960 on kehtestatud alates täiemahulise sissetungi algusest. Suurima osa moodustavad USA sanktsioonid, kokku 6441. Siiski panustavad tugevalt ka Kanada, Prantsusmaa, Šveits, Ühendkuningriik ja Euroopa Liit, kellel omistatakse samuti mitu tuhat sanktsiooni. Venemaa vastu on tulemas ka uusi sanktsioone. 23. juulil võttis EL-i nõukogu vastu oma 21. sanktsioonipaketi, mis on suunatud 48 isiku ja 170 juriidilise isiku vastu Venemaal. Eritsi on keskendutud Venemaa energeetikasektorile, samuti krüptovaluutadele ja finantsteenustele. Veelgi enam, USA senat on viinud Lindsey Grahami poolt algselt välja pakutud ja kaua edasi lükatud Venemaa sanktsioonide eelnõu läbi esimese kinnitusetappi. Veel on vaja teha, et saada eelnõu, mis annaks USA-le õiguse kehtestada teiseseid sanktsioone Venemaa ostjate vastu, kuid see on tugev algus ja eeldades, et seaduseelnõust saab seadus, aitab see oluliselt Venemaad kahjustada, asetades tema naftakliendid ebakindlasse olukorda. Nii et me mõistame seda argumenti, et Ukraina nõuab rohkem sanktsioone, kuigi neid on juba palju kehtestatud. Aga sellele argumendile on 2 vastuväidet. Esiteks, ükskõik kui palju sanktsioone juba kehtib, saab neid alati veel juurde kehtestada. Kui eesmärk on Venemaa majandust halvata, siis Ukraina tahab julgustada oma liitlasi gaasi põhja vajutama. Teiseks, sanktsioonide olemasolu on üks asi, nende tõhus jõustamine hoopis teine. Ja see ongi see lünk, mida Ukraina tahab täita Zelenski plaani teise osaga. Üks põhjusi, miks Venemaa majandus on nii kaua vastu pidanud, on see, et riik on suutnud sanktsioonidest piisavalt hästi kõrvale hiilida, et miljardeid dollareid voolaks jätkuvalt sisse. Varilaevastik, mis toimetab Vene naftat üle kogu maailma, strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse hinnangul teenib see aastas kuni $100 miljardit. Venemaa on sageli kasutanud ka krüptorahatehingute varjamiseks ja just siin tulebki mängu EL-i viimane sanktsioonipakett ja müüdavate ning ostetavate kaupade lõppkasutuse teadlik võltsimine.
Venemaa on olnud libe ja petlik, mis ongi võimaldanud nafta müüki ja kriitiliste relvaosade importi. Zelenski plaan ei nõua tingimata uusi sanktsioone, kuigi rohkem sanktsioone on alati teretulnud. See kutsub Ukraina diplomaate töötama koos Ukraina partneritega, et sulgeda need lüngad. Grahami eelnõu oleks hea näide, kui see seaduseks saab. Tollimaksude kehtestamine riikidele, kes ostavad Venemaalt, laiendab sanktsioonide mõju kaugemale Moskvast. Just seda Ukraina otsibki. Struktuurid on olemas. Nüüd vajab Ukraina, et tema diplomaadid taotleksid paremat jõustamist. Selle haru eesmärk on väga lihtne. Sundida Venemaad raha otsima, et toetada Putini sõda. Raha Kremlile kuuluva sõjakassa tühjendamine tähendab, et Putin peab muutuma üha meeleheitlikumaks, kui ta otsib uusi rahastamisallikaid. See meeleheide on juba nähtav. Juuli lõpus alandas Venemaa keskpank riigi baasintressimäära 14%-ni. See on endiselt naeruväärselt kõrge, kuid seda oli vaja, kuna Venemaa üritab panna inimesi laene võtma. See ei toimi. Riigi investorite seas valitseb juba paanika, kuna Venemaa aktsiaturg langeb ning Rahandusministeerium püüab endiselt katta kasvavat eelarve puudujääki ja teenindada kallist riigivõlga, teatab Moscow Times. See puudujääk paistab aasta lõpuks olevat umbes $100 miljardit. Mitte $47,7 miljardit, mida Venemaa ootas. Väikeettevõtted lähevad Venemaal rekordkiirusel pankrotti. Ainult 2026 aasta esimese 3 kuuga sulgesid 200 000 väikest ja keskmist Venemaa ettevõtet oma uksed. Venemaa on halbade laenude tõttu panganduskriisi äärel ja inflatsioon on taas tõusuteel, jõudes juunis 6%-ni, pärast seda, kui mais langes aasta parimale tasemele 5,3%-le. Venemaa on finantskuristiku serval. Zelenski plaani teine osa, mille eesmärk on sõda talveks lõpetada, on mõeldud selleks, et Venemaa sealt kuristikust alla lükata. Lõpuks jõuame 3. osani. Pika- ja keskmaa rünnakud. Nende rünnakute arvu suurendamine on päevakorras, sest iga selline löök mõjutab Venemaa majandust, kahjustab selle sõjamasinat piirkonnas, mis pidi olema turvaline, ja viib lõpuks rohkemate kaotusteni Vene vägede seas. Praegu ei saame 100% kindlusega ennustada, millal kõik meie diplomaatilised pingutused vilja kannavad, millal Ukraina kaugmaa löögid Venemaa vastu, meie keskmaa löögid ja kõik meie partnerite kehtestatud sanktsioonid tekitavad sellise surve, et Venemaal ei jää muud valikut kui rahu. Zelenski ütles, tal on õigus. Need 3 haru võivad ebaõnnestuda, kuid kui need peaksid toimima, peavad Ukraina pidevad löögid muutuma veelgi suuremaks, ulatuslikumaks ja mõjusamaks kui seni. Zelenski teeb juba kõik, mis tema võimuses, et see juhtuks. Praegu, kui me räägime, on Ukraina lõpetamas 40 päevast pika- ja keskmise ulatusega löökide kampaaniat sihtmärkide vastu, mis valiti spetsiaalselt selleks, et mõjutada agressorriiki ja sundida seda sõda lõpetama. Ukraina ei näita mingit kavatsust puhata, kui see 40-päevane seeria läbi saab. Juuli lõpus avaldas Zelenski, et Ukraina on koostanud uue nimekirja prioriteetsetest sihtmärkidest, mida hakatakse tõenäoliselt ründama kohe pärast 40-päevase kampaania lõppu. Sõnum on selge. Droon drooni järel peab sisenema Venemaale ja okupeeritud aladele. 2026 aasta on olnud see aasta, mil sellised rünnakud on tõeliselt esile tõusnud. Ukraina droonide tegevusraadius on laienenud nii palju, et selle aasta esimese 7 kuu jooksul on tabatud 52 Venemaa piirkonda. United24 meedia märgib, et 2025 aastal tabas Ukraina 36 piirkonda. Seega 52 on märkimisväärne kasv ja see toetab Ukraina narratiivi, et Venemaal ei ole enam miski turvaline. Alates 2026 aasta algusest on Ukraina droonid rünnanud Venemaa rafineerimistehaseid peaaegu 200 korda. Kõige silmapaistvamaks näiteks oli üle 2500 kilomeetri kaugusele ulatunud rünnak Siberi Omski rafineerimistehase vastu. Selle tulemusena on kuni 90% Venemaa piirkondadest sunnitud piirama kütusemüüki. Keskmise ulatusega rünnakute puhul on Ukraina andnud sageli tugevaid lööke 700 kilomeetri pikkuse RR280 maanteekoridori ääres, mis ühendab Venemaa mandriosa Krimmi ja Ukraina lõunapiirkondadega. Selle teekoridori rünnakute arv kuus on kasvanud jaanuari veidi alla 20-st, juuniks enam kui 130-ni. Veeteedel on Ukraina võtnud sihikule varilaevastiku laevad, mis varustavad Krimmi poolsaart nafta, toidu ja muude tarvikutega. 3-nädalase juulikuu kampaania jooksul ründas Ukraina 201 varilaevastiku laeva Mustal merel ja Aasovi merel. Ja okupeeritud Ukraina tagalas lendavad droonid pidevalt, et hävitada Vene logistikat ja nõrgestada rindajoone rünnakuid, mis mängis suurt rolli selles, et Venemaa kaotas juulis rekordilised 42 860 sõdurit. Pika- ja keskmaa droonirünnakud toimivad. Seetõttu kutsub Zelenski üles neid rohkem kasutama oma strateegia 3. sambana. Mis puudutab nende rünnakute tulemusi, siis kõik seisneb Putini surve alla panemises. Mitte majanduslik surve, vaid sotsiaalne. Tuues Putini alustatud sõja tagasi Venemaale, püüab Ukraina pöörata Putini rahva tema enda vastu.
On põhjus, miks Putini toetusreitingud on langenud kiiremini kui kunagi pärast sõja algust ja miks juulis läbi viidud Venemaa konfliktoloogia ja analüüsi instituudi uuring näitas, et 81% küsitletutest soovis Ukraina sõja kohest lõpetamist. Paljud venelased on Putini sõjast sama tüdinud kui nende Ukraina naabrid, eriti nüüd, kui kaugmaa droonid tekitavad neile nii palju probleeme. Need on 3 Volodõmõr Zelenski plaani põhisuunda. Koos on need suunad mõeldud jätma Vladimir Putinile ainult ühe võimaluse – rahu. Volodõmõr Zelenski sõnul on eesmärk nüüd toetuda nendele 3 strateegiale, et suruda Vladimir Putin läbirääkimiste laua taha 2026. aasta talveks. Selleks peab sõlmitama rohkem kokkuleppeid, kehtestama rohkem sanktsioone ja lendama rohkem droone. Kõik need on Ukraina võimete piires, kuid üks suur küsimus on veel vastuseta. Kas plaan töötab? See võiks töötada. Aga Zelenski on väga teadlik, et Ukraina seisab nüüd silmitsi kinnisidee küüsis hullumeelsega, kes näeb rahu kui lõpliku läbikukkumise märki. Ukraina president ütleb, et sellel põhjusel ei ole plaani õnnestumine garanteeritud. Praegu liiguvad kuulujutud, et Putin valmistub mobiliseerima 500 000 Vene sõdurit, tõenäoliselt pärast Venemaa septembrikuu riiklikke valimisi. See ei ole midagi sellist, mida rahu kaaluv despoot teeks. Küll aga on see midagi sellist, mida teeks meeleheitel mees, kes ei suuda midagi ette võtta Venemaa kaotuste arvu suhtes, mis ületab vabatahtlike värbamise võimekust. Kui Venemaa mobiliseerib, seisab Putin silmitsi nii suure vastureaktsiooniga, et see võib tähendada tema presidendiameti lõppu. Vähemalt avaldaks see vastureaktsioon veelgi suuremat survet. Kombineerituna Zelenski plaani 3 suunaga, mis on samuti suunatud surve avaldamisele, on väga reaalne võimalus, et Putini positsioon võib peagi muutuda võimatuks. See peagi võib tähendada 2026. aasta, talve, ainult aeg näitab. Kui Zelenski plaan ebaõnnestub, ei oleks see siiski tõeline läbikukkumine. Putin ei pruugi rahu välja kuulutada, aga see tähendaks lihtsalt seda, et 2026. aasta lõpuks on Ukraina tugevamas positsioonis kui aasta alguses. Kõik tänu sellele plaanile. See on teatud mõttes võit-võit olukord Ukraina jaoks. Aga Zelenski loodab, et surve võib tuua tulemusi. Putini peale on juba palju survet avaldatud. Veelgi rohkem on tulemas. Survet ei avalda ainult Ukraina. Kriitika Putini sõja suhtes on hakanud tulema ootamatutest allikatest. Sealhulgas väidetava liitlase suust, kes istus otse Venemaa presidendi vastas ja kutsus teda üles sõda lõpetama. See oli Putinile mõõtmatu alandus. Avalik reetmine kogu maailma silme all. Kõigest sellest saad teada, kui vaatad meie videot. Kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet, sest toome sinuni värskeimad uudised Ukraina sõjast. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!